No siin konkreetses tanklas praegu on diisel 1,779, bensiin 95 maksab 1,669. No hind on langenud siin viimase ööpäevaga, aga siiski päris kõrge võrreldes kas või eelmise nädalaga. Ja nüüd selleks, et seda kütuse hinnatõusu šokki vähendada, arutab valitsus homme võimalust jätta ära maisse plaanitud kütuseaktsiisi tõus. Isegi kui see kriis seal jääb lühiajaliseks, nagu Donald Trump on öelnud, et 4 nädalaga ta püüab hakkama saada ja see on tema väljend ja ta on aega vast ees, siis ilmselt see mõju kütuseturule jääb siiski selliseks, et langus meie tanklatesse kahjuks jõuab oluliselt aeglasemalt, kuna see risk on sisse arvutatud kui tõus. Siis on mõistlik kaaluda, et kas aktsiisid peavad tõusma või saame aktsiisitõusu edasi lükata või ära jätta. Seekord on opositsioon Reformierakonna plaaniga isegi nõus, aga ütlevad, et see tõusu ärajätmine oleks pooltehingust. Vaja oleks suuremat sammu. Esiteks on tore, et valitsus on kuulanud Keskerakonna ettepanekut kütuseaktsiisi ärajätmiseks, aga kahjuks ei ole piisav meede, sest jäetakse ära ainult see nii-öelda lisahinnatõus, aga selleks, et reaalselt hind alla saada, siis lisaettepanek, mida Keskerakond on teinud, on ka käibemaksu alandamine 12%-ni. Samuti esitas sarnase eelnõu EKRE. Meie ei soovi mitte jätta maksutõususid ära, vaid keerata juba tehtud Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 poolt tehtud maksutõusud tagasi. Et kui me mõtleme käibemaksu aktsiiside peale, siis neid on tõstetud mitu korda ja järgmised tõusud on tulemas, aga mitte lihtsalt seda tõusu ei tuleks ära jätta, vaid tuleks ka need varasemad tõusud tagasi pöörata. See on meie eelnõu mõte. Sotsiaaldemokraatidegi arvates on aktsiiside vähemalt mitte tõstmine vajalik. Kui seni valitsus, ei ole oluliselt toimetuleku piiri tõstnud, toiduainete käibemaksu langetuse mõte on laualt maha löödud, siis olukorras, kus kütuse ja elektri kõrgemad hinnad jõuavad kõikidesse teistesse toodetesse ja teenustesse, meie seni suhteliselt kõrge inflatsiooni kontekstis, siis tõepoolest valitsus peaks kaaluma seda, kas maksu tõusu ärajätmine oleks põhjendatud. Seda öeldes ma pean nentima, et valitsus endalt manööverdamisruumi võttis eelmisel aastal eelarvet koostades ära, tehti maksimaalne puudujääk, kogu raha, mis meil oli, on juba ära kulutatud. Peaminister tõdeb, et aktsiisi mittetõstmise elaks riigieelarve üle. Naftatoodete hinnad ka maailmaturul ja siin kõrgemad, mis tähendab seda, et ega siis riigieelarveliselt me tõenäoliselt saame ka hakkama sellega, kui me lükkame aktsiisitõusud edasi või jätame ära. Täiendav käibemaksu laekumine, ka põlevkivi pealt täiendavad laekumised tagavad selle, et me saame need aktsiisitõusud ära jätta. Ja just sellepärast, et inimestel oleks ka lihtsam, kergem hinnatõusu survega hakkama saada, hinnatõusu surve oleks väiksem erinevates toodetes. Kütus on maksnud Eestis ka üle 2 euro liitri eest. Praegu ollakse sealt tasemelt veel 20-30 sendi kaugusel. Probleem on selles, et Eesti on Euroopa kõige pikemas, kõige sügavamas majanduslanguses olnud. Eesti on kõige suurema inflatsiooniga olnud ja Eesti inimeste ostujõud on Euroopa kõige madalamaks kukkunud ehk kukkumine on kõige suurem olnud. Ehk inimesed on reaalselt lihtsalt kohutavalt vaesed. Ja igasugune ka väike hinnatõus teeb veel rohkem haiget, kui ta oleks teinud võib-olla 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi. Küsimust arutab valitsus homsel istungil. Aktsiisitõus toimuks diislikütusel 1. maist, bensiinil 1. juulist.